Tere päevast ka minu poolt. Minu teemaks on täna selline paarisuhte teema, et räägime siis seksuaalsest aktiivsusest. Kõik, kes mõtlesid, et me räägime seksist, poosidest, siis kahjuks nendest me täna ei räägi. Et siiski me oleme täna kuulnud siin beebidest, me oleme kuulnud rasedustest, aga meie räägime nüüd ka sellest suhte osast. Mina olen Velli Roosileht, mina olen ämmaemand ja täna olen ma siin esinemas ämmaemanda nõuandetelefonist. Nii, sellisele suurele publikule seksuaalsusest räägin ma esmakordselt. Küsimusi, kas võib, millal võib, kuulen ma igal oma vastuvõtul. Ja tihti küsitakse ainult selle kohta, et kas seksida võib ja mõeldakse selle all siis ainult vahekorda. Siiski ei ole seksuaalsus ainult vahekord ja tihti raseduse ajal esmalt see kõigub ja naise jaoks suguline vahekord on täiesti mõeldamatu või ta ei taha sellele mõelda, aga samas ootab ta siiski oma partnerilt ja mehelt seda, et ta märkaks teda, puudutaks teda, ütleks talle midagi ilusat. Mehed seda mõtlevad, et mismoodi? Naised neile ei ütle, turtsuvad, on pahast tujus, ütlevad mul hormoonid möllavad, tegelikult möllavadki. Nii, kui kaua võib, küsitakse hästi tihti. Nii kaua, kui endal soovi on ja kui kõik kulgeb normaalselt. Et raseduse ajal see suguline vahekord ei ole vastunäidustatud ja ta ei kahjusta mitte kuidagi teie kõhus olevat beebit. Allolevalt pildilt see esimene noolekene näitab seda, kus teie beebi asub ja see teine nooleke näitab seda, et kuhu maani tegelikult mehe peenis jõuab. Mingit kontakti neil omavaheliselt ei ole. Nii, räägime hormoonidest. Naised ütlevad, mul hormoonid möllavad. Mehed ütlevad, mis sa räägid? Möllavad küll. Kui raseduse aeg tõuseb östrogen, progesteroon, siis võib langeda naise tuju üldse seksiga tegeleda. Seega suguühte sagedus tihti langeb. Enamasti langeb ta esimesel triimestril. Esimesel triimestril naistel on iiveldus, nad oksendavad, nad on väsinud ja kui mees mõtleb, et ta tahaks seksida, siis naisel ei ole selleks absoluutset tuju. Seega mehed, sellel ajal võiksite te lihtsalt oma naise jaoks olemas olla, teda puudutada, teda mõista, öelda, et kõik on hästi, sest see loob aluse teie enda suhtele. Seega kallistage, suudelge, hellitage üksteist. Kui aga naine on kõigeks selleks valmis, siis saab kasu sellest ka tema. Tugevnevad tema vaagnapõhjalihased, mis muudavad need elastseks ja omakorda valmistavad ette ka sünnituseks. Hormoonide toimel paraneb ka verevarustus just vaagnapiirkonnas, seega suureneb ka tundlikkus ja naine erutub palju kergemini. See omakorda, nagu ma olen juba mitu korda öelnud, tugevdab teie omavahelist suhet, leevendab stressi ja aitab ka paremini uinuda. Millal ei või millal on see mitte soovitatav? Siis, kui teile on öelnud teie tervisespetsialist, et on parem vahekorrast hoiduda. Ja siinkohal on teie spetsialist mõelnud seda, et mitte olla siis sugulises vahekorras. Suudlemist, hellitamist, puudutamist sel ajal keegi ära teile ei keela. Ja siin on toodud siis juhud, millal ei ole see siis soovitatav või millal on parem sellest hoiduda. Et kui on oht enneaegsele sünnitusele, enneaegsed emaka kokkutõmbed. Siinkohal ei ole mõeldud neid kokkutõmbeid, mis tabavad igat normaalset rasedat peale 30. rasedusnädalat. Siinkohal on mõeldud valulikke, regulaarseid emaka kokkutõmbeid. Siis, kui looteveepõis on rebenenud, on diagnoositud platsenta eesasetsus
ebaselge põhjusega veritsused tupest ja emakakaela puudulikkus. Nüüd jõuame edasi sinna, mis saab peale sünnitust. Me keegi ei tahaks jõuda sinnamaani, kus see pilt, et kui lapsed on suureks kasvanud ja mees tuleb siis naise juurde, et mis sa arvad, kas me võiksime nüüd siis seksida? Siis on juba hilja. Ja viimastel nädalatel oleme näinud ja sünnitanud naised on olnud väga tigedad, et printsess näeb niimoodi ilus välja peale sünnitust, kas siis tegelikkus ei olegi selline. Tegelikkus võib mingil määral sellest erineda, aga see sõltub igast naisest endast. Sõltub ka sellest, mil viisil ta on sünnitunud, kuidas on tema rasedus kulgenud, et sellest kõigest. Aga siiski, pärast sünnitust naine hakkab imetama, tema tupelimaskest muutub seetõttu kuivemaks, on valud alakõhus, samuti tema meeleolud kõiguvad. See, et ta on nüüd sünnitanud, see ei taga seda, et tema hormoonid nüüd oleks klõpsti kohe paigas. Ei ole. Selleks kulub veel 2 kuud. Samuti märkavad naised, et juuksed langevad välja, rinnad lekivad, on tundlikud ja samal ajal peab ta hoolitsema veel oma beebi eest. Millal siis võiks? Jällegi, siis kui mõlemad osapooled on selleks valmis. Ja sünnitusjärgselt võiks esimene vahekord olla siis, kui voolus on muutunud täiesti puhtaks ja õmblused on paranenud. Enamasti füsioloogiliselt on naine selleks valmis 4 nädala jooksul. Siiski on naisi, kellel sünnitusjärgne voolus kestab kauem ja täiesti normaalseks peetakse seda, kui ta ei ole lõppenud, ütleme siin 6. nädalal, aga ütleme peale 8. nädalat ta võiks olla juba lõppenud. Ja see on ka see aeg, millal võiks siis hakata sellele uuesti mõtlema. Öeldud on ka, et soovitav on käia enne sünnitusjärgses kontrollis. Tihti tulevad naised minu juurde, ütlevad, et me nüüd niimoodi tegelikult olime vahekorras ära, et mitte ametlikult, et kas võis. Kui te olete tundnud ennast hästi, mõlemad osapooled on seda soovinud, voolust ei ole, tunnete ennast hästi, jah, võib. Kui te aga ei tea, mis saab edasi, siis enne, kui te ei ole käinud rasestumisvastases kontrollis, ütleme, ei ole nõustanud ämmaemanda arsti poolt, siis võiks kasutada kondoomi. Sest rinnaga toitmine ei hoia ära uut rasedust, kuna teie ovulatsioon võib toimuda ka siis, kui endine tsükkel ei ole taastunud. On naisi, kes teavad väga täpselt, mida nad soovivad pärast rasestumist, pärast sünnitamist kasutada. Enamasti nad kasutavad kondoomi, need, kes on varem pille kasutanud, kasutavad minipille. Sünnitusjärgselt imetamisperioodil on võimalik kasutada ainult minipille, mis sisaldavad 1 kollaskehahormooni, östrogeeni sisaldavaid pille imetamise aeg kasutada pole võimalik. Spiraali, kui te sellele olete mõelnud, võiks paigaldada 6 nädalat peale sünnitust, mitte varem. Uuesti rasedaks. Me oleme kuulnud siin, et lastel võiks olla väikese vanusevahega. Kui väikese vanusevahe võiks siis olla? Mõistlik oleks jätta 1 aasta nii enda taastumiseks, toitmiseks rinnaga, lapsega läheduseks, et seda võiks jälgida. Samuti keisrilõike seisukohalt 1 aasta on öeldud, et täiesti sobilik. Nii, pool tundi mul sellest nagu rääkida midagi ei olnud kahjuks, aga meie nõuandetelefonile tuleb tihti kõnesid suguühtejärgsest veritsusest. Kui ma eespool mainisin seda, et ebaselge põhjusega veritsused on nagu vastunäidustatud, siis kui teie rasedus on kulgenud normaalselt ja pärast vahekorda märkate sellist õrna määrivat veritsust, mis ei tule eredaverena tükkidena, siis on soovitav lihtsalt mõnda aega vahekorrast hoiduda,
sellisel juhul, aga muudel juhtudel, kui see veritsus jääb püsima, siis kindlasti tuleks konsulteerida oma arsti või ämmaemandaga. Kui teil on küsimusi ja tahate saada mitte doktor Google'i vastust, vaid tahate saada nõu ämmaemandalt, aga nagu tahaks seda natukene niimoodi teha, et keegi ei istu teie vastas või et te saate oma kodus seda teha, siis selleks on 2 võimalust. Te võite pöörduda kella 10 hommikul 10 õhtul meie ämmaemanda poole live chati teel. Lisaks kõigele võite te küsida enda, mehe, laste küsimusi või helistada meile ööpäevaringselt nõuandetelefonile, kust samuti vastavad ämmaemandad. Aitäh!